Tere! Vaatame, kuidas teha lihtsamat helitöötlust Audacity helitöötlusprogrammiga. Programm on mul siin juba avatud ja avan ka ühe helifaili. Lähen võtan siit File, Open ja otsin üles faili Puhhimesi. Puhhimesi ja Open. Ja koheselt avanebki mul siin see helifail. Faili kuulamiseks saan siit ülevalt äärest vajutada rohelisele play nupule. Puhhimesi. Puhh läheb notsu juurde ja ütleb. Ja nagu ma kuulen, siis tegu on ühe sellise naljalooga. Küll aga kuulsin ma, et siin alguses oli köhatus ja ma tean, et siin lõpupoole on veel üks köhatus ja lisaks siin taustal on selline kerge sahin, mis võib tihti sisse tulla, kui mikrofon ei ole väga kvaliteetne või te salvestate heli mõnes mürarikas ruumis. Esimese asjana ma tahaks siit klipist eemaldada need köhatused. Esimene köhatus oli siin kohe alguses ja köhatuse eemaldamiseks ma vaatan, et mul oleks aktiivne selekteerimise tööriist. Selle saab siin ülevalt ääres saab valida, selekteerimise tööriist. Ja ma selekteeringi siit kohe algusest selle köhatuse osa ja vajutan kas klaviatuurilt Delete nupule või võtan siit ülevalt menüüst Edit ja Delete. Ja köhatus ongi eemaldatud. Puhhimesi. Panen käima, köhatuste alguses enam ei ole. Ma tean tegelikult, et köhatus on ka siin natukene lõpupoole. Jah, täpselt siin ta ongi. Samamoodi köhatus, selekteerimise tööriist, jällegi selekteerin selle köhatuse ja valin Edit ja Delete. Köhatused ongi eemaldatud. Teise asjana soovin ma siit taustalt selle sahina ära võtta. Kui kuulata siis siin kohtades, kus mul parasjagu siin heliklipis ei räägita, siis näiteks siin lõpus ja panen selle klipi käima, siis siin on ainult sahin. Ma saan nüüd programmil öelda, et selles heliklipis selline üleliigne sahin, see täpselt kõlabki seda viisi, nagu ta siin selle nii-öelda tekstita osa koha peal on. Selle tegemiseks ma selekteerin siit selle ainult sahina koha, väikese klipi sahinat, lähen Effects, Effektid, Noise Removal ja võtan siit Noise Reduction ehk siis sellise müra vähendamine. Noise Reduction ja valin siit Get Noise Profile ehk siis ma hangin selle müra profiili. Ütlen programmile, milline müra välja näeb. Vajutan siia peale ja programm nüüd teab, et selline näeb selle heliklipi puhul see müra välja. Seejärel selekteerin kogu heliklipi, võin võtta siit ülevalt menüüst Select ja All ja lähen taas efektide alla, võtan jällegi Noise Removal, Noise Reduction ja seekord lihtsalt võin vajutada OK. Mul on siin ka veel erinevaid sätteid, mida ma saan muuta, aga meeles tuleb pidada, et kui me siin seda noise reductionit keerame liiga põhja, siis ilmselt kaotatakse ära meil ka osa vajalikust tekstist, ehk siis võib-olla mõned sõnad lähevad kaduma või mõned häälikud lõigatakse natukene ära. Ehk siis te võite siin mängida nende sätetega, aga siis peate vaatama ka, et see tulemus jääks selline hea ja kõrvale hea kuulata. Aga mina ütlen, et sätted kõik siia vaike väärtusteks ja vajutan lihtsalt OK. Ja koheselt ma näen, et siit seda müra jäi vähemaks. Kui ma lähen nüüd klipi algusesse, vajutades siit nupule algusesse ja panen selle klipi käima, Puhhimesi. Puhh läheb notsu juurde ja ütleb. Ja nii ongi mul selle projekti esimene osa tehtud. Klipp on töödeldud sellisele kujule, et seda on kõrvale hea kuulata. Ma saaksin seda nüüd jagada kas internetis või sõpradega. Aga ma soovin siia lisada ka veel tegelikult taustaheli. Kõigepealt ma lohistan selle ülemise raja natukene kitsamaks, et siia mahuks ära ka veel mu taustaheli. Ja võtan siit vahepeal kinni, nii et see kursor muutub 2 noolega versiooniks. Täpselt nii. Ning seejärel lähen taustaheli lisamiseks ülesse menüüsse, valin File, Import, Audio ja otsin siit ülesse taustaheli, mida soovin lisada. Taustaheli ja Open. Lohistan ka selle alumise raja natukene kitsamaks. Nii, et mõlemad klipid oleksid korraga näha. Väga hea. Aga mis nüüd hetkel mulle siin probleeme tekitab on see, et see taustaheli on liiga vali. Kui ma panen need mõlemad klipid nüüd koos käima, Puhhimesi. Puhh läheb notsu juurde ja ütleb. Siis ma kuulen, et see
et seda teksti ei ole enam nii hästi kuulda. Taustaheli on liiga vali. Taustaheli valjuduse muutmiseks ma saan valida siit ülevalt menüüst sellise tööriista nagu Envelope Tool. See on selline 2 musta pallikesega tööriist siin selekteerimise tööriista kõrval. Ma valin selle teise tööriista ja nüüd ilmuvad mul siia heliradade kõrvale ilmuvad sellised lillad jooned. Ja siia klikkides ma saan hakata nüüd muutma seda helivaljudust, et mõnes kohas on heli valjem, mõnes kohas vaiksem. Alguses võikski olla see taustaheli natukene aega valjem ja siis pärast seda, kui see lugu pihta hakkab, võiks taustaheli olla kindlasti vaiksem. Selle jaoks ma teen ühe klipi selle koha peale, kust maalt alates ma soovin, et heli hakkaks vaiksemaks minema. Näiteks pärast selle loo pealkirja teen siia ühe kliki ja siia ilmuvad nüüd sellised pallikesed. Ja teise kliki teen täpselt siia selle koha peale, kus see lugu pihta hakkab. Ja siia ilmuvad samamoodi pallikesed. Ja kui ma nüüd siit mõnest sellest pallikesest kinni võtan ja lohistan teda siia keskele poole, siia alla poole, siis see heli muutubki selle koha peal vaiksemaks. Lohistan täpselt näiteks niimoodi. Ja nüüd, kui ma panen uuesti need klipid korraga käima, vaatame, kuidas see kõlab. Puhhimesi. Puhh läheb notsu juurde ja ütleb: meile saadeti 10 purki mett. Palju parem. Ja samamoodi võiksin teha ka lõpus, ehk siis pärast seda, kui lugu läbi saab, jällegi see taustaheli läheb korraks natukene valjemaks. Teen jällegi siia pärast loo lõppu kohe teen ühe kliki ja teise kliki natukene kaugemale, et see üleminek oleks lihtsalt sujuvam, mitte nii äkiline. Ja kui ma lähen nüüd siia lõpu juurde, siis heli lähebki vaikeselt jällegi tugevamaks tagasi. Viimase asjana, mis ma nüüd veel märkasin, ma võiksin siit lõpust natukene seda tühja osa ära lõigata. Selle jaoks jällegi lähen siia selekteerimise tööriista peale. Selekteerin siit heliklipi lõpust natukene tühja osa, vajutan delete nuppu klaviatuuri peal ja võtan siit tegelikult ka selle loo lõpust seda tühja osa ja jällegi delete nupule. Ja ma usun, et sellisel kujul ongi see klipp valmis nii, nagu ma soovisin. Viimase asjana saan ma ka valmis töö välja eksportida. Selle jaoks lähen üles menüüsse, võtan file, export as MP3. Meil on siin ka tegelikult teisi valikuid, aga antud juhul see MP3 sobib väga hästi. Natukene ootan. Valin siia nime, mida ma soovin sellele klipile panna. Puhhimesi ja panen siia, kirjutan ka juurde siia tausta muusikaga. Ja valin save. Tegelikult ma saaksin valida veel siit ka kvaliteeti, mis kvaliteediga ma salvestada soovin. Jätan hetkel ka siia vaike väärtuse ja valin lihtsalt siis save. Ja meid hoiatatakse ette, et nüüd need 2 rada, mis meil siin on, ehk siis see lugu ja taustaheli, need pannakse üheks kokku ja enam me need üksteisest eraldada ei saa. Mulle see sobib ja valin OK. Meie käest küsitakse veel natukene lisainfot, kui soovime saame siia lisada, näiteks mis aastal selle klipi tegime ja kes siin artisti nimi on. Hetkel seda muutma ei pea hakkama ja valin lihtsalt ikkagi OK. Natukene võttis aega ja tegelikult nüüd ongi see heliklipp valmis ja saame seda soovi korral hakata kuulama.